Olen tulnud meie pensioni projekti esitlusele siia Coca-Cola Plaza Suite'i ja nagu näha on, siis siin on võileivad ja kohv juba ootamas, nii et minule kui eelarvest suhteliselt üle läinud pensionärile on ju sellised üritused alati lausa lust osaleda. Kohv on igal juhul kodust otsa saanud. Parfüümid on ka millegipärast just sellel kuul kõik otsa saanud. Ma tõesti ei tea, kui palju tegelikult pensionärid saavad või võtavad endale aega vannis mõnuleda, aga see on kindlasti asi, millest ma ei plaani loobuda. Ja ma tean, et ma siin majas kulutan ilmselt vett sama palju kui kõik teised kokku. Aga selleks, et selle elutempo juures vastu pidada, tuleb aeg-ajalt lõõgastuda ja töönädal on selja taga suhteliselt pingeline olnud. Töötav pensionär ikkagi ja tegemist on olnud palju. Ma olen andnud endale lubaduse olla sotsiaalselt aktiivne pensionär. Mind kutsus sõbranna täna õhtusöögile ja minu ülesandeks jäi tuua üks õun. Mulle vähemalt endale tundub, et videod lähevad iga nädalaga järjest pragmaatilisemaks ja selle võrra igavamaks oma sisult, sellepärast et tegelikult tuleb mida nädal edasi, mida päev edasi seda rohkem sisuliselt tegeleda sellega, et kust saada lisategevust ja lisateenistust. Nüüd on juba välja tulnud see, et see esimene pensionikuu on ikka täiesti utoopiliselt keeruline, sest kõiki selliseid kulutusi, mida võib-olla võiks jätta tegemata, ei ole lihtsalt võimalik tegemata jätta. See võtab aega võib-olla 3 kuud, võib-olla 6 kuud, et oma kulutused viia tõesti vastavusse oluliselt vähenenud sissetulekuga. Selleks, et katta ära seda kulude poolt, tuleb lihtsalt lisateenida. Oma harjumusi on veel keerulisem muuta. Ei ühe nädalaga ega ühe kuuga. See ei kipu õnnestuma ja linna pensionärina elada on ikkagi ääretult keeruline.
üritusi, sündmusi, kohti, kuhu minna, mida teha on rohkem ja loomulikult saab nende hulgast oma valikuid teha, aga samas on ikkagi päris peavalu seda infot hallata igapäevaselt teades, et tegelikult ma ei saa seda kulutada. Peaks ütlema, et see on päris veider kogemus olnud minu jaoks siiamaani ja ma usun, et see viimased 2 nädalat kujunevad veel veidramaks. Minu pensionäripõlve teine nädal on lõpukorral. Esimese nädala lõpetasin ma eelarvega 21 eurot ja 17 senti. Enne seda said ära makstud kõik kommunaalmaksud ja muud kohustused, mis mul sellel kuul olid. Ja justkui oleks pidanud 21 euroga saama söönuks. Sellega ma ei suutnud kuidagi leppida, nii et pidin juurde töötama ja teenima honorarina juurde 145 eurot. Teise nädala jooksul suutsin ma siiski kulutada üle 60 euro. Osalt toidule, osalt meelelahutusele ja 20 eurot sellest kulus ka uuele parfüümile. Nii et oma viimasele 2 pensionäri nädalale lähen ma vastu hetkel eelarvega 106 eurot ja 16 senti. Seejuures olen ma toitunud äärmiselt tagasihoidlikult. Ma olen söönud enamalt jaolt ainult seda toitu, mida ma eelmisel nädalal tegin valmis. Odratangud. See pasta, mida te nägite minu esimeses videoklipis, sai ka salatiks ja ühe küpsetise tegin sellest jahust, mis mul kapis alles oli. Nüüd on aeg hakata kokku hoidma.